Tere ka minu poolt. Nagu juba tutvustati, nimi on mul Mirko Metsaoru ja kui Taavi mind suvel esinema kutsus, siis kuna mulle meeldivad erinevad väljakutsed, siis ma võtsin selle väljakutse vastu, süvenemata täpselt, mis teemal ma rääkima pean. Ja teemaks on minul aeg, et kuidas põllumees saab läbi automaatika ja investeeringute endale juurde aega. Seda on väga lihtne öelda, et kui sa midagi automatiseerid, midagi endale uut ostad, siis sa võidad juurde endale aega perega, millega iganes tegelemiseks. Siis enda vaatevinklist võin ma öelda, et kuigi ma võistaiandis tegutsedes olen automatiseerimisega võitnud endale juurde päris oluliselt aega, olen ma suutnud selle väga osavalt suunata teistesse kõrvaltegevustesse, mis on selle aja taas uuesti ära võtnud. Aga räägime võib-olla sellest järjest. Kuidas ma üleüldse jõudsin aiandusse? Kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis esimene asi oli mul see, et maalt lähen mina ära. Et siia ma ei jää, see on kindel. Läksin Tallinnasse, õppisin juurat, mis on täiesti teine valdkond. Ja ütleme, kui ma olin seal juuraõpingute lõpus, siis viimasel aastal tundsin, et ma enam selle valdkonnaga sellises mahus võib-olla tegeleda ei soovi ja läksin üheks suveks maale tagasi. Et lihtsalt minna isale ja vanematele appi, kuna nemad on põhimõtteliselt põllumajanduses olnud ja eritigi veel aianduses terve elu. Ja kui ma seal suvel tegutsesin, siis ma nägin, et tegelikult on võimalik üsna lihtsasti väga paljusid tööülesanded lahendada lihtsate automaatikatega, lihtsate mehaaniliste lahendustega. Alustame kas või siin kasvuhooneluukide liigutamisest, kastmisest või muudest elementaarsetest taimekasvatuseks vajalikest asjadest. Ja kui ma olin seal, suve tegutsenud, nägin, et tegelikult maal ei olegi nii halb olla. Ja jäingi, ja nüüd ma olen võistaiandis tegutsenud circa 15 aastat ja selle aja vältel on võistaiand, ma ei saa öelda, et ta on kasvanud, kuna me oleme pigem oma mahtusi vähendanud, aga me oleme teinud väga palju optimeerimist. Ehk siis meie eesmärk on olnud saada võimalikult väikeselt alalt võimalikult suurt saaki. Ja kes vähegi tegeleb katmikaiandusega kasvuhoonetes, teab, et tänapäeval on väga oluliseks aspektiks on täpsus. Ja et seda täpsust saavutada, siis tuleb teha investeeringuid automaatikasse. Mida meil automaatikasse investeeringud eelkõige andnud ongi ju erinevad ressursisäästud, sest siin veel mõningad aastad tagasi ressurss, kastmisvee näol, ka elektri näol tegelikult ei olnud nii kriitiline, et me sellel oleks pannud väga suurt rõhku. Siis nüüd viimastel aastatel me oleme näinud, et tegelikult iga kilovatt, iga liiter, mis sa suudad taimekasvatuses kokku hoida, omab väga suurt kokkuhoidu. Sest lisaks kastmisveele läheb ka kaasa väetised, seda kastmisvett on vaja liigutada, puhastada, filtreerida ja kõik see on kulu. Et seda vähendada, on võimalik asju teha palju täpsemalt ja palju optimaalsemalt ja iseseisvata erinevate kraanide ja ventiilide juures, et seda timmida. Ja selleks oleme me teinud siin viimastel aastatel suhteliselt suuri investeeringuid just erinevatesse veetöötlusseadmetesse, väetussõlmedesse, siis oleme teinud ka kasvuhoone taime ümbritseva keskkonna optimeerimisse ja sellega võib julgelt öelda, et lisaks ajale, mida see on andnud ikkagi ööpäevaringselt, ma võin julgelt väita ikkagi tunde juurde, siis on andnud see ka meile olulise ressursisäästu, mis ulatab üle 40% kindlasti, kui mitte rohkem praeguseks juba. Ja lisaks sellele, mida me saavutasime ka optimeerimisega, on tegelikult ka parem saagikus. Ja mis on meie, võistaiandis või minu hingeasi olnud, et kasvatada taime nii, et ma sealt taime küljest võetavat vilja tahaksin ka ise süüa. Et ma ei taha kasvatada midagi sellele eesmärgil, et ma saaksin kõik turu sellega täita ja võimalikult suurt kasumit sellega teenida, vaid pigem sellisel eesmärgil, et ma lähen kasvuhoonesse, ma võtan selle tomati ja ma söön seda koha peal, ilma peaks seda pesema, aurutama või muud moodi töötlema. Ja kui me hoiame taime ümbritsevat keskkonda,
mida me katmikalal tahame teha, põllul on see oluliselt keerulisem muidugi, siis me saame hoida ka eemal väga paljusid taimehaiguseid, mille jaoks oleks meil vaja muidu kasutada erinevaid taimekaitsevahendeid, millest me oleme saanud nüüd loobuda, ka väga palju oleme suutnud kasutada erinevaid bioloogilisi taimekaitsevahendeid, mis meil praegu hetkel ongi 100% kasutuses, ehk siis viimasel 5, 6, 7 aastal me ei ole kasutanud ühtegi keemilist taimekaitsevahendit. Et kõik on kasutatud puhtalt bioloogilist taimekaitsevahendid ja lisaks siis automaatikasse investeeringutel on tulemuseks see, et ma suudan hoida taime just sellises keskkonnas, mis on optimaalne, taim kasvab, taim on tervem ja haigusi on vähem. Ja siin on ka näha need erinevad andurid, erinevad süsteemid, neid on väga raske ühele pildile kokku panna, kuna neid erinevaid kaameraid, andureid, mis taimekasvu keskkonnas asuvad, neid on väga palju, kuid ütleme, siin on sellised põhilisemad, millega ma näen siis juurekeskkonda, infrapunakaameraga, millega ma näen taime enda heaolu ehk aurustumist ja siis on ka siis selline taime leheandur, millega on võimalik siis mõõta fotosünteesi ja muid parameetreid. Ja sealt edasi ma mõtlesin, et miks mitte minna, ütleme kuna mul tekib väga palju erinevaid andmeid, kuna mul on hästi palju andureid, mis siis aiandis koguvad infot, siis on ka mul meeletus hulgas andmeid. Ja miks mitte proovida analüüsida neid andmeid sellisel viisil, et me saaksime teada, mida taim tegelikult soovib. Ehk siis millistes tingimustes on milline on taime reaktsioon. Ja selleks on mul erinevaid andurite stende aiandis, kus siis on lisaks taimekasvatuseks vajalikule andmetele kogume veel praktiliselt kõike, mis taime ümbritseb, kõik parameetrid. Ja selleks, et seda andmetega midagi teha, lõime me mõningad aastad tagasi ettevõtte Damiatics, kus siis me tegeleme nende andmete analüüsimisega ja püüame leida järeldusi nendest andmetest ja sealt edasi nende andmetega siis luua erinevaid väljundeid. Väljundid kõige lihtsamad on agronoomile öelda, et kui on sellised tingimused, mis ootavad meid ees järgmine nädal, oleks mõistlik kasta taime nii palju, kütta, jahutada, kõik sellised lihtsamad parameetrid, kuni siis selleni välja, et me suudame juhtida tegelikult olemasolevat automaatikat. Ehk siis sisestada juba automaatikasse erinevaid parameetreid automaatselt. Et see on meie see visioon, kuhu me tegelikult jõuda tahame, et liidestada olemasolevate süsteemidega. Ja ütleme selline väga suur probleem üldse põllumajanduses on tegelikult ju agronoomide üleüldine põud. Ehk siis võib meil olla küll agronoome, siis tegelikult kogemustega agronoome on meil tegelikult väga vähe ja eriti veel aianduses, ütleme köögiviljakasvatuses, et sealt sinna ikkagi leida väljaõppinud agronoomi on pigem väga keeruline. Ja selleks nende andmete põhjal on tegelikult, me ei taha öelda, et agronoomi tööd ära võtta, et seda me kindlasti teha ei taha, aga mida me saame teha, on luua agronoomi abilise, ehk agronoom võidab ka aega. Ta ei pea jälgima kogu aeg Exceli tabeleid, erinevaid parameetreid, erinevaid kasvuhoones toimuvaid süsteemide analüüse ei pea tegema, vaid süsteem automaatika suudab ise öelda, nii, et kui meil on praegusel hetkel on sellised klimaatilised tingimused, meil on taim sellises kasvufaasis, nagu ta hetkel on, siis me tegelikult saame analüüsida koos agronoomiga, mis oleks meie järgmised sammud, et saavutada näiteks taime generatiivne, vegetatiivne kasv. Et see on selline asi, mille poole me püüdleme, mis on meil praegu hetkel testimises, kuid mis on praegu andnud päris häid tulemusi. Ja kuna me rääkisime ka automaatikast ja integreerimisest ja üleüldse, et millega seoses ma aiandusse sattusin, oli tegelikult ju automaatika ise. Ma olen eluaeg põhimõtteliselt väga suur huvi automatiseerimise ja kogu selle automaatika vastu, kuid mul ei ole väga suurt huvi programmi kirjutamise vastu. Et selline koodi kirjutamine ei ole minu teema ja kuna automaatika ikkagi hõlmab endast koodi kirjutamist ja teatud tarkust, mida mehaanikaga teostada on väga keeruline, siis sai loodud järgmine ettevõte, Tami Automatics, kus me siis koos Tamariga alustasime vaikselt erinevate andurite ja süsteemide ise tootmist, mis paraku ei olnud väga hea mõte, sellepärast et
ütleme, andurite tootmine, kes vähegi sellega on kokku puutunud, siis teab, et see on põhimõtteliselt jalgratta leiutamine ja sa oled alati ajast maas, sa oled alati konkurentidest maas, sest sul ei ole lihtsalt sellist raha, et kellegiga koos midagi arendada, koos joosta. Ja siis me nägime, et selline nii-öelda aastate viisi asjade endale hoidmine, et me kellelegi ei räägi. Tegelikkuses meil on hästi palju ideid, hästi palju mõtteid, kuidas automatiseerida, aga me jumala eest kellelegi ei räägi, sest äkki keegi varastab ära. Et sellest me oleme nüüd välja kasvanud mõningate aastatega, oleme näinud, et tegelikult kui sa oma ideid, mõtteid jagad ja suhtled inimestega, siis see on tegelikult see võti, mis viib ettevõtte ja üldse tegevuse arenguni. Et üks suur viga, mida me siiani tegime, millega me raiskasime tegelikult väga mitmeid aastaid, oligi see, et me lihtsalt omaette unistasime, ei julgenud kellelegi rääkida, vaid tahtsime kõik asjad ise ära teha. Olime raamatupidaja, olime keevitaja, kokk, kondiiter, kõik mis vaja oli. Et see on asi, mis ma olen nüüd õppinud, et kui on ikkagi inimene, kes oskab mingis valdkonnas on tugevam, siis mõistlik on asju delegeerida, mitte üritada kõiki asju ise ära lahendada. Jah, lühidalt võib-olla TAMI Automaticsist, mis me teeme, ongi, et erinevaid kasvuhoone automaatikaid pakume ja siis hooldame automaatikaid ja toodame kasvumisvee pH stabilisaatoreid ja kõike, mis on põhimõtteliselt taimekasvatusega seotud. Me oleme ka teinud tegelikult erinevatele põldudele, oleme teinud kasvamislahendusi ja kuid siiski enamuses oleme me seotud katmikalaga. Ja siin on ka üks näide, kuidas me sisenesime mõned aastad tagasi haridusvaldkonda koostöös Räpina aianduskooliga, kuna me olime ise seal ka teatud aastad olime õppejõud, käisime aiandusautomaatikast rääkimas, siis me nägime, et väga lihtne on õpilastele üldse külalistele inimestele rääkida, et näete, et vajutate nuppu, luuk liigub, vajutate seda ja rääkida seda lihtsalt, et kuidas peab kõik ideaalses maailmas toimuma. Kuid ilma visualiseerimata on seda mõtet, ideed väga raske õpilasele nii-öelda silme ette panna. Ja selleks me koostöös Räpina aianduskooliga töötasime välja sellise kasvuhoone simulaatori, mis siis suudab põhimõtteliselt õpilane võib absoluutselt kõiki parameetreid seadistades näha, mis juhtub, kui ta seadistab sellise automaatika parameetri ja samas on õpetajal võimalus muuta väliskliimat, kõiki muid parameetreid, näha, milline on reaktsioon. Lisaks lõime meil sinna sisse ka virtuaalse taime, mida siis õpilane peab elus hoidma vastavalt siis elementaarsetele parameetritele, a la, et kui ikkagi õues on -30 ja seadistatud on automaatika valesti ja luugid avatakse, siis see taimest väga palju alles ei jää. Et sellised asjad ja me oleme näinud, et tegelikult see on asi, mis on väga vajalik. Siis kui me õpetame ikkagi välja erinevaid elektrikke näiteks, siis meil on ikkagi praktikumid, kus me saame ikkagi ka reaalselt juhtmeid, kaableid ühendada. Et ütleme sellises agronoomi elus on väga lihtne on lugeda raamatuid, näha, kuidas Hollandis asju tehakse, kuidas Poolas asju tehakse, kuid me tegelikult ju teame ise selle valdkonnaga seotud olles, et päris meie maailmas need asjad nii ei käi. Esiteks tehnoloogiliselt me oleme võib-olla pole päris täpselt samal tasemel ja teisaks on ka selline, ütleme, pildi kokkupanemine on ikkagi oluliselt keerulisem, kui sul ei ole ees visualiseeringut. Ja natuke veel on, et me siin lõpetasime just mingi hetk tagasi Polli aiandusuuringute keskuses lõpetasime, mis on ka PRIAga koostöös teostatud lahendus, täieliku siis õunahoidla ja siis selle kasvuhoonete automatiseerimise, kus siis loodi põhimõtteliselt õunasortide, pirnisortide aretuseks ideaalsed tingimused, et nad saavad katsetada erinevaid haigusvastupidavusi ja kõike muud sellist. Et see oli meie jaoks üks suurimaid väljakutseid, sest sellist süsteemi siin lähiriikides ei ole keegi loonud, mis oleks üks tervik ja oleks juhitav täpselt ühest süsteemist. Et me oleme, ütleme, see on asi, mille üle me oleme tegelikult väga uhked, et me sellise asja Eestisse tuua saime ja tegelikult on ka see ju hea selline koht, kus saab näidata klientidele, et mida on võimalik tegelikult automaatikaga saavutada, mida on võimalik automaatikaga teha. Et see on asi, mis
mida saab ka näidata inimestele, kes ei ole Eestist ja kes on tegelikult, ütleme, võtame oma regiooni, siis Eesti, Läti, Leedu, tegelikult me oleme kõik ühed väikesed tegijad selles aiandusmaastikus. Et meil seda konkurentsieelist siin põhimõtteliselt ei ole. Kui ma nüüd tulen aianduse juurde tagasi, siis me peame kuidagi ennast hoidma siin orbiidile, et konkureerida imporditava kauba, eriti köögivilja puhul, kus meil siis eksporti praktiliselt tomatite ja kurkide puhul ei toimu, väga vähesel määral. Et siis kuidas hoida ennast elus, siis ma näen, et üks asi ongi ikkagi see automaatika ja investeerimine automaatikasse, andmeanalüüs ja siis tark agronoomika. Et mina näen, et need on 3 asja, mis kokkuvõttes ja muidugi asjade delegeerimine, mitte kõike püüda ise ära teha. Ja see kokkuvõttes annab siis millegi, mida me siis saame öelda, et annab meile aega, mida ma olen osanud väga hästi endal ära sisustada muude tegevustega, kuid ma näen, et ikkagi lähiaastatel ma kindlasti enam nii palju erinevate valdkondades tegutseda ei taha, et eks peab samamoodi, nagu siin Taavi esile tõi, et peab võib-olla hakkama siin sellesse ühte suunda liikuma hakkama, selleks võib-olla mitte päris selleks kodukasvatajaks, aga sinna selle professionaali, tähendab selle mitte professionaali kodukasvataja ja siis see 3. suurtootja vahel ennast sättima. Ja see ongi lühidalt, on see kõik. Ei hakanud väga süvitsi nende teemadega minema, millega ma tegutsen, aga lisainfot saab ka meie kodulehtedelt. Et aitäh kuulamast! Enne kui ma sul luban ära minna, paar küsimust. Põllumehel on käed jalad tööd täis. Kuidas leida aega, et võita aega? Vot see on hea küsimus. Kuidas leida aega, et võita aega? Selles suhtes, et põllumeestel on väike probleem ongi sellega, et isegi kui leitakse aeg, siis see suudetakse alati ära sisustada, sest alati on miski, mis ootab tegemist. Ei ole kunagi seda, et ma nüüd teen selle ära ja nüüd on kõik. Nüüd ma saan minna koju, istuda diivanile, vaadata telekat. Et see on selline filosoofiline küsimus, millele otsest vastust vist polegi võimalik anda. Nii et ma saan aru, et sa oled oma aja juba ilusti ära sisustanud. Mina olen ära sisustanud selle ja mul ei ole sellega probleemi olnud. Rõõm kuulda. Nüüd sa rääkisid siin automatiseerimisest ja tehnoloogiatest ja tegelikult on ju nagu päris hirmus, mis samme tuleb astuma hakata, et miks ei võiks teha nii, nagu me alati oleme teinud? Ei, selles suhtes võib, aga ma tõin seal ka päris palju erinevaid aspekte, mida annab see automaatikasse investeerimine. Ja ma ütlengi veel seda, et investeerimine ei pea toimuma korraga, sest me oleme teinud oma investeeringud automaatikasse, optimeerimisse ikkagi, ütleme, sellise viimase 10-15 aasta jooksul. Et mitte võtta endale suuri kohustusi, väga lihtne oleks ehitada näiteks valmis 1 hektar täis tehnoloogilist kasvuhoonet, võtta selleks pangalaen, kuid seda jooksvalt elus hoida, ütleme ka konkureerida siin lähiturgudega, et sellel ei ole, mina näen, et sellel ei ole mõtet, pigem kõige kriitilisemad asjad ära automatiseerida, mis annavad juba sul sellise ajavõidu ja parema tulemusega saagikuses, ala kastmine, taime ümbritsev kütteautomaatika ja muu selline, ja sealt edasi minna, sest alati on midagi, mis aitab teha paremaks. Selge, aga aitäh sulle, Mirko! Aitäh! Aitäh!